Nüüd ma tahan sulle üheks väljakutse esitada, eks. Kujuta ette, et sa oled ühel hetkel suvalises vanuses jõudnud sinna kohta, kus su enda vajadused on hästi või väga hästi rahuldatud. Ja kus sa ise oled ennast ja oma elu hästi või väga hästi teostanud. Mõtle korraks. Mõtle, et sa oled rahulikult õnnelik. Kui keegi küsib, et mida ma su jaoks teha saan, mida sul veel juurde oleks, siis sa kehitad õlgu ja ütled natuke segaduses näoga, et mitte midagi. Mul on kõik olemas. Mul on kõik hästi. Kujuta ette korraks. Ja luba, et ma julgustan sind uskuma, et see on võimalik. Ja siis on kohe küsimus, mis siis saab? Mis siis teha? See autor Jalom selles raamatus Päiksesse vaatamine, ta ütles, et üks asi, mis teeb elu mõttekaks ja võtab surmahirmu vähemaks, on ringlaine kujulised mõjutused teiste inimeste eludesse. Kujuta ette, kui kivikene kukub vette, siis seal tulevad sellised nagu kontsentrilised ringlained. Ja ta ütles, et iga sellise endast väljapoole suunatud tegu, mis on kuidagi teiste aitamiseks või inspireerimiseks või ülendamiseks tehtud, et iga selline tegu hakkab justkui nagu teisi inimesi ja seda eetrit, ilmaruumi meie ümber ja ühiskonda ja elu väiksel moel natukene nagu mõjutab. Ja mõtle nüüd, kui sa oled selline inimene, kes on siis nagu enda vajaduste kõrvalt ja veel kihvtim oleks mõelda peale enda vajaduste rahuldatud saamist. Järjest teinud neid väikseid, keskmisi ja suuri, häid tegusid. Ja need ringid muudkui avarduvad, need ringid lähevad muudkui suuremaks. Need inimesed, kes on sellega heas mõttes pihta saanud, need on järjest rohkem. Ja mõtle, kui sa oled ühel päeval surnud ja taas ütleks tühja see enda elu. Mõtle, missuguse jälje sa jätad teiste inimeste eludesse maha, kui sa oled suutnud neid asju teha nii, et need mõjutavad positiivselt paljusid.